No tšau, teate, ma siin vahepeal tegin taimset teisipäeva ja siis ma mõtlesin, et võiks ise ka midagi taimset teha. Ja siis ma otsustasin, et davai, ma teen falafelle, sest mulle tegelikult endale meeldib ka väga falafelle süüa, küll koos näiteks krevettidega, aga täna me teeme ikkagi selles mõttes taimset versiooni. Et ma kasutan kikerherneid ja kikerherneste puhul siis ma olen nad eelnevalt ära leotanud, siuke 24 tundi ja ma olen nad rätikuga ka veel selliseks kuivemaks tampinud natuke, et nad ei oleks väga märjad. Ja see on selle põhjusega, et miks ma ei kasuta konservkikerherneid, et ma ei peaks jahu lisama. Et kui sa kasutad konservkikerherneid, siis sa tõenäoliselt pead jahu lisama, et lõpuks see materjal nagu kokku läheks. Aga kui sa kasutad kuivatatud kikerherneid, ise leotad, teed ära, siis on kõik palju parem. Et ma võtan kohe alguses blendri ja ma panen siia koriandri, näed, siin on koriandrit ka, siis siin on peterselli ka, ma panen kõik selle siia sisse ja siis ma panen siia sibulat ka. Nii, sibulaga midagi väga sa tegema ei pea, ma lihtsalt lõikan ta natuke väiksemateks tükkideks ja koorin ära ja siis ongi kogu lugu. Et falafel on minu meelest üldse nagu selline, viimasel ajal ongi vist ta natuke nagu trendiks saanud, eriti praegu taimetoitluse ja veganluse poolest, aga nagu ma ütlen päris ausalt, et kui ma seda olen söönud, siis nii-öelda tase on väga varieeruv, et kui sa teed kuskil või tellid näiteks restoranis, siis see võib hoopis midagi muud olla, kui näiteks ise tehtud. Noh, see on tegelikult iga asja puhul niimoodi on ju. Aga ma soovitangi kasutada just neid ise kuivatatud, noh, sa ei pea ise kuivatama, lihtsalt kuivatatud kikerherneid ja siis vee sees niisutad ja siis ongi sio on ju. Nii, siis küüslauku ka. Küüslaugu küünte puhul jällegi ma koorin nad kiirelt ära ja siis saab ka otsad ära lõigata. Ma natuke tambin neid nii-öelda laiemaks ka ja läheb ka siis miksrisse või blendrisse või köögikombaini, millega sa teed. Ja siis ma purustan ära kõik. Nii, vahepeal vaatan, kas kõik on väga ilusti siin ühtlaselt ära jaotunud, siis ma saan ta kohe suuremasse kaussi panna, et ma saaksin hiljem ka siis kikerhernet siia samasse sisse purustada. Nii. Nii, ja siis kikerherneste puhul ma pigem soovitan mitte üle kuhjata kõike seda, sest sinu eesmärk on saada, kuidas ma ütlen, siuke saepuru sarnane koostis, et kui sa teed suuremat kogust, siis kindlasti vaata, et sa liiga palju ei paneks sinna. Nii. Ja siis polegi muud, kui paneme ta samamoodi siia kausi sisse. Ja nüüd sa näed, on siuke sõmerjas, siin on osad ka natuke suuremad herned, aga enamasti on ikkagi selline sõmerjas, et hea on, kui tal on natuke tekstuuri, siis no ma ütlen päris ausalt, siis ta meenutab natuke rohkem lihaga. Et kui sa ta lihtsalt täiesti püreeks lased, siis ta lõpuks maitseb siuke nagu beebitoit. Aga beebitoitu me ei tee. Nii, oih, igale poole lendas siin kõik. Nii, väga hea. Siis paneme siia soola, jällegi jahvatatud soola. Nii, vürtsköömneid.
ja kajennipipart. Ehk siis midagi sükest teravamat. Kui sa ei taha kajenni kasutada, siis sa võid kasutada ka täiesti musta pipart või valget pipart, et seal ei ole nii suurt olulisust, kui sa tahad midagi mahedamat pigem. Nii. Ja siis natuke soodat ka. Tundub imelik, aga seda on siia vaja, et me saaksime ilusti pärast selle mõnusalt kohevaks ja mõnusaks. Segame ta läbi. Ja nüüd sa näed, ta läheb selliseks roheliseks. Aga see ongi kõik see sama koriander ja petersel, mis siia annab maitset. Ja lisaks ka tekstuuri, värvi. Ega ta liha moodi välja ei näe, aga ega ta ei peagi liha moodi välja nägema. Et kui sa oled ise falafeli söönud, siis sa tead, mis on hea falafel võib-olla, mis on halb. Aga kui sa ei ole veel head saanud, siis proovi seda retsepti kindlasti, on ju. Nii, maitseme ka vahepeal. Praegu võib olla, šaraiba on küll ja. Ma iga kord mõtlen täpselt sama. Ma tean, kuidas maitseb toores küüslauk. Ma panen seda mega palju siia ja peale praadimist tal ei ole nii tugevat maitset, aga alati ma tahan seda toorest taigent proovida ja kurat, ma olen vist näost punane nüüd. Toores küüslauk. Okei. Nii, väga hea. Ja siis põhimõtteliselt ongi meil kogu taigen valmis. Ja nüüd siis ma panen toidukile siia peale ja katan ta kinni ja nüüd ta läheb külmkappi, et natukene need maitsed nii-öelda imenduksid paremini ja tõmbaksid kogu selle taigna sisse. Et hea oleks, kui sa saaks siuke pool tundi kuni tunnike hoida külmkapis, aga ei juhtu ka midagi, kui sa hoiad teda kauem, et näiteks teed endale täna valmis ja mitu päeva järjest tahad endale praadida, siis on kõik hästi. Nii, kile on peal ja läheb külmkappi. No nii, mul nüüd see taigen on siin natukene külmkapis olnud ja on natuke tahkemaks läinud. Nüüd, mis me teeme? Ma panen mõnusalt kohe seda oliiviõli siia pannile ja hakkame kuumutama. Me praeme nad ära täpselt nagu kotleti teeks, no, siuke vegan ja fancy kotlet lihtsalt. Nii, aga siis panen ta kohe kuuma. Ja samal ajal, kui ta meil kuumeneb, siis mina kasutan sellist 50 milliliitrist mõõtekopsikut. Täpselt parajad tulevad sellega, võtan siit taigent. Käte vahel natukene vormin teda apetiitsemaks ja nunnumaks. Ja siis natuke seesamiseemneid ka ühele poole, pööran ümber, teisele poole ka. Ja ongi falafel valmis. Ma panen ta praegu meile taldriku peale, et meil oleks pärast siis saaksime nad ikka korraga pannile panna, et siin mingi ära ei, et üks ei küpseks rohkem kui teine, et kõik saaks ikka korraga pannile panna. Ja ma jätan nad siis kuskil selliseks sentimeetri paksuseks, mitte liiga õhukesed, aga samas mitte liiga paksud, et kui nad jäävad liiga paksud, siis sa ei küpseta neid lihtsalt keskelt läbi. Aga läbi küpsetamine on oluline siis selle jaoks, et see kikerernes ka lõpuks hästi maitseks. Vaatame vahepeal, mis see pann teeb. Väga hea. Siis saab hakata pannile panema. Ma panen keskmiselt siis 5 tükki korraga pannile, et samas, et õli liiga ära ei jahtuks, aga et ma saaksin neid ka ilusti praadida. Okei, seekord ma panen 4 tükki pannile. Viimane tuleb eriti säästukas.
siuke pisike kõnn. Väga head aroomid tulevad juba, väga hea. Nii, ja siis pöörame ta ümber. Yummy. Väga hea. Ilus krõbe koorik on peal. Ja seest mõnusalt mahlane. No nii, et tegelikult on see, et mis sa siia kõrvale serveerid, see on täiesti su oma vaba voli. Sa võid sellest teha tegelikult ka vegan burgerit, sa võid seda süüa salati lisandina ja noh, enamasti ju tehakse falafeli ümmargusena, aga siis tehakse seda fritüüris, et mina eelistan teda teha kotletina, et natuke vähem õli kasutada ja et ta ei oleks ka nii rasvane ja oleks siuke mõnusalt taimne. Nii. Natuke veel ja, oh my god, see lõhn praegu. Kas te tunnete seda lõhna või? On tunda, jah? Väga hea. Väga hea. Et tegelikult võib selle kõrvale mõne mõnusa salati ka teha ja hummus siia kõrvale on ju muidugi. Hummus sobib siia väga hästi kõrvale. Nii, siis ma võtan need siit panni pealt ära. Ja kui sa tahad teda natuke rohkem küpsetada, siis sa võid lihtsalt kaane alla ta panna. Et kaane all samamoodi küpseta natuke rohkem ja ka tervenisti läbi. Ja siis viimane sats juba peale. Nii, aga teate, mul on tunne, et ma praen siin edasi ja ma mõtlen veel, mis ma teen, et kui teie mõtlete ka, et võiks midagi head ja mämmi teha, siis andke mulle teada, et ma proovin lihtsalt. Nagu kõik, kes mind teavad, et ma tahan liha kogu aeg. Aga nagu see, et see mõnusalt mulksub siin kõrval ja see soe falafel mul käes. Oh my god. Okei, aitab. Ma nüüd praen edasi, ma teen edasi midagi ja kindlasti vasti näete teiega ka. On ju? Davaiks, tšau!